Tere kõigile! Ma siis vaikselt alustan. Minu nimi on Adrian Kertsvik. Töötan Riigi Kinnisvaras. TalTechis kirjutan oma doktoritööd ja ootavasti oktoobris saab minust doktor. Ka renoveeritavad hooned, süsiniku jalajälg ehk siis kogu see temaatika. Võib-olla ma alustaks ühe küsimusega, mis tegelikult kerkis Alvini ettekandes enne, et kui palju siis hoone hind peaks olema kallim selleks, et hoone ole pikaajalisem. Mul on üks hästi hea näide siia. Nimelt Tartu Ülikool on arendamas Ravila tänavale uut õppekompleksi ja sinna kaasati mind hoonete süsiniku jalajälje vaates juba eskiisifaasis, kuhu oli kaasatud ka konstruktor ja eelarvestaja. Lahendasime läbi 6 erinevat konstruktsioonitüüpi, nii TT-paneelid, õõnespaneelid, CLT-paneelid, 6 erinevat kombinatsiooni. Ja mis tegelikult tuli välja, siis kõige soodsam oli ühtlasi kõige madalama süsiniku jalajäljega, ehk siis kombinatsioon betoonist ja puidust, ehk siis suured sildad betoonist, väiksemad sildad puidust tibipaneelidega. Ja need tegelikult olid ka postala süsteemil, ehk siis täpselt need ruumid on tulevikus kõige lihtsamini muudetavad. Et alati ei tähenda seda, selleks, et see hoone et funktsioon oleks muudetav, peab ta olema kallim. See ei tähenda seda. Aga lihtsalt seal ongi, et mida rohkem alguses läbi mõelda, seda paindlikum tulevikus saab see kõik olla. Aga nüüd tänasest siia teemasse veel rohkem sisse minna. Hoonete süsiniku jalajälg, kuidas seda hinnata. Tutvustan teile varsti ka ühte rühmatööd, mida te hakkate laudkondades tegema. Aga kõigepealt natuke räägin hoonete süsiniku jalajäljest. Tean, et eile juba natuke kuulsite sellest. Alvin rääkis. Ma siis räägin, mis see tänane Eesti metoodika on, mida see hõlmab ja mida see ei hõlma. Lisaks vaatame uusi ehitist renoveeritavat, kuidas on need 2 erinevad keskkonnamõjudes. Siis siia kõrvale vaatame ka kaasaegsete puithoonetega kestvust ja ühendades need 2 asja kokku, kaasaegsete puithoonete kestvuse ja hoone süsiniku jalajälje, sellest me teemegi siis ühtse töötoa siin päeva teises pooles, ettekande teises pooles. Nii, hoone süsiniku jalajälg. See on see, mida täna energiamärgis vaatab. Energiamärgis ütleb, kui palju kilovatt-tunde hoone oma kasutusajal aastas kulutab. Elektrile, küttele, jahutusele. Aga süsiniku jalajälg, see, mida ülemaailmselt kasutatakse ja mida Eestis ka Eesti meetod ka arvesse võtab, on oluliselt suurem pilt. Süsiniku jalajälje meetod võtab arvesse seda, et kui seda hakkate otsast minema, et materjalide kaevandamine või siis metsade langetamine, nende transport tehasesse, nende tootmine tehases, siis juba see B-moodul ehk siis kasutusaeg. Sinna hulka läheb nii energia, mida vaatab energiamärgis, kui ka sinna läheb sisse näiteks see, kui akna eluiga on 30 aastat. Me võtame hinnanguliselt, et maja eluiga on 50 aastat, järelikult 30 aasta pärast tuleb see aken välja vahetada. Või näiteks, et puit fassaadil, värvi eluiga on 10 aastat, ehk siis 50 aasta jooksul me peame seda fassaadi värvima 10., 20., 30., 40. aastal. Kõik sellised asjad võetakse süsiniku jalajäljega arvesse. Ja otse loomulikult lõpuks ka hoone lammutamine, dekonstrueerimine ehk siis C-moodul. Lammutustegevus, transport jäätmejaama ja siis materjalide kõrvaldamine või siis ka ringlusesse võtt. Ehk see on see tervikpilt, mida hoone süsiniku jalajälje arvutus endas kaasab. Mida peab teadma üleüldse alguses selleks, et arvutada hoone süsiniku jalajälge? On üsna lihtne. Mis materjal, kus kohas ja kui palju? See kõik info on juba eelprojektis olemas. Et mis näiteks betoon vundamendis ja 3 kuupmeetrit. Kui küsite nüüd, et kus see ülejäänud info tuleb, sest me praegu räägime ainult siin see A1 kuni A3 etapist, siis ülejäänud tuleb juba materjalide andmebaasist
riiklikust informatsioonist. Seda näiteks Eestis on eest vedanud Kliimaministeeriumide kõrval on Tallinna Tehnikaülikool olnud partnerina, kes siis kellega, kus töörühmas ma kolin, kus me siis kaasasime Eesti ehitusmaterjalide tootjad, kes siis ütlesid ja statistikamaidele tuginedes, kui kaugelt materjal tuleb, kas on Eesti või siis välismaa materjal, mis on selle materjali eluiga, kui palju seda materjali ehitusplatsile ära visatakse. Kogu see info on juba andmebaasis olemas. Ehk siis see, kes seda asja arvutab, peab teadma ainult seda, et mis materjal, kui palju ja kus kohas see on. Et see pilt on palju laiem, mida see kõik kaasab, aga arvutajal on üsna lihtsaks kõik tehtud. Siin on üks näide 3 koolihoonest. Kui me vaatame esimest etappi, ehk siis materjalide tootmist, nende transporti ehitusplatsile ja ehitusplatsil tekkivaid jäätmeid. Kõik need ühikud, kõik hooned on viidud samale ühikule, ehk siis kilogrammi CO2 ekvivalenti 1 köetava ruutmeetri kohta aastas. Ehk siis need kõik on omavahel seeläbi võrreldavad. Siin on näha, et see kõige alumine koolihoone, selles on rohkem intensiivseid materjale, nagu näiteks betoon või teras või suured CLT paneelid. Ja näiteks see kool 2 oli suurel määral renoveeritav hoone, üks osa hoonest renoveeriti, üks osa ehitati uus, aga siin on kohe näha, et algselt materjale läheb vähem. Siin on kasutusaeg. Siin on näha, et nüüd selle keskmisel hoonel, kuhu kulus vähem materjale, see oligi osaliselt muinsuskaitsealune hoone, ehk siis kõiki seinu ei saanud niivõrd energiatõhusaks renoveerida, ehk siis kasutusaegne energia hakkab mõjutama. Ja lõpuks lammutamine. Nüüd minu küsimus teile. Siin on 2 hoonet. Mõlemad on renoveeritavad hooned. Kuid kui te vaatate, siis ühel hoonel on see B-moodul ehk siis kasutusaeg oluliselt suurem kui sellel teisel hoonel. Mida te arvate, mis võib olla selle põhjuseks? Miks ühel hoonel on see niivõrd palju suurem? Hooldus. Mille hool? Kasutusaegne hooldus. Ehk siis mingid kindlad materjalid või lahendused, mis toovad? Materjalid ja hooldused. Hoitaksegi nii-öelda korras jooksvalt. Et teda teist ei hoita korras? No, kui mingi vahe tuleb, vahel täpselt ühesugusel maja. Ei ole täpselt ühesugusel maja, 2 erinevat maja on. Energiakulu siis ju. Ja, energiakulu. See on väga hea vihje, võib-olla küsin, et millest võib energiakulu erinevust tulla, kui on sama ruutmeetri kohta võrdleme? Küte. Lahendus ja küte allikas ka. Ja. Millega teda kõrgaks? Väga hea tähelepanek. Tõsi, kütteallikas on väga oluline mõju. Miks Eesti hoonetel on palju oluliselt suurem süsinikujalajälg kui näiteks Skandinaavias, Norras, sest meil võrgus olev energia on niivõrd palju suurema keskkonnaheitmega. Siin antud juhul tegelikult käis ka läbi mitu korda küte ja kuna see on üks renoveeritav hoone näide, siis nimelt vasakpoolne on Valga riigimaja, mis on muinsuskaitsealune hoone ja mida lihtsalt ei saanud nii energiatõhusaks renoveerida, kui oli see Kuuma 4 kortermaja. Antud juhul neil selleks võrdluseks olen võtnud täpselt samad energiaallikad, et siin lihtsalt tuligi see, et mis on nende renoveerimisjärgne kilovatt-tund ühele ruutmeetrile. Lihtsalt oligi, kuna Valga riigimaja on muinsuskaitsealune hoone. Ma nüüd ei ütle seda, et me muinsuskaitsealusid hooneid ei peaks renoveerima, aga lihtsalt on üks näide, et kuidas muinsuskaitsealused hooned on suurema süsiniku alajällega. Kuigi antud juhul me näeme mõlemal juhul, kuna nad on renoveeritavad hooned, siis see esialgne, ehk siis uued materjalid on neil mõlemal väga madalal. Ja näiteks siin on üks, jah. Kas siin aluseks on nüüd selle kortermaja eeldatud eluiga? See on see kasutusaeg? See on see mõlemale 50 aastat võetud, mis on renoveerimisjärgne siis eluiga, mis antakse. Projektis oli antud ka järgnev kasutusaeg enam 50 aastat.
sellises funktsioonis, ütleme niimoodi. Jah, see on siis... Ei välista ju, et 51. aasta kasutatakse millekski muu. Ja mitte keegi ei välista, et 20 aasta pärast tehakse hoonel uuesti uus renoveerimine. Et seda see täpselt on, et me eeldame lihtsalt midagi, et me saaks midagigi võrrelda. Ja kui siia tuua, olles teinud siis nüüdseks juba üle 50 hoonele väga põhjaliku süsinikujalajälje analüüsi, väga suurtes skaalades siin Eestis, siis kui uuel hoonel on Eestis süsinikujalajälg kuskil 25–35 kilogrammi CO2 ekvivalenti ruutmeetri kohta aastas, siis renoveeritaval hoonel on see kuskil 14–20, kui me vaatame kogu eluiga. Ehk siis siit tegelikult tuleb väga täpselt välja see, miks renoveerimisel on keskkonnavaatest niivõrd palju suurem mõju, positiivne mõju, kui see, et ehitada ainult uusi hooneid, sest uusi materjale läheb renoveerimises niivõrd palju vähem vaja, sest renoveerimises me säilitame vundamendid, vahelaed, valisseinad, erinevad kanded, arindid. Tulemus ei kuhu sama arhitektuurne tulemus või näiteks visuaalne tulemus, et vana hoone puhul on see alati piiratud. Kui sa tahad mingit uut ja huvitavat asja teha, siis alati vana hoone ei võimalda. Nõustun ja ei nõustu. Selles suhtes, et on väga ägedaid näiteid, kuidas renoveeritavad hooned saavad olla väga ägeda ruumiga, väga ägeda kasutusega. Selles suhtes, jah, tõesti sõltub väga ka selles suhtes, et meil on teatud perioodist hooned, millel on väga madalad laed, kuhu meil ei mahu kaasaegne ventilatsioon sisse, mis seab mingisuguseid piiranguid. Me peame ventilatsiooni välja viima. Ma olen täiesti nõus sellega. Aga nüüd see teine teema, millest ma ka tahtsin rääkida, on kaasaegse puitarhitektuuri kestvus. Teie nendes töölehtedes on ka viide sellele. See on Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt avaldatud uuring, asub Kliimaministeeriumi lehel. Soovitan väga vaadata. Seal on toodud välja ports erinevad selliseid pilte, nagu mul siin ka välja toodud on. Ja miks ma seda siin toon välja on see, et täna, nagu Alvingu ütles siin eelmises ettekannes, et Vabariigi Valitsuse tööplaanis on justkui öeldud, et avalik sektor peab ehitama puidust. Aga me tahame puidust ehitada nii, nagu me ehitaks betoonist ja me unustame ära, et puit tahab olla vihma eest, niiskuse eest kaitsuda ja tahab ka rohkem hooldust saada. Siin on näiteks fassaadimaterjali kestvus. Standardi järgi on see 50 aastat, aga see puitarhitektuuri raport ütleb pärast neid kümneid hoone, mida analüüsis, see fassaad kestab tegelikult circa 10 aastat, ehk siis 5 korda vähem. Minu küsimus teile, mis te arvate, millest see tuleneb, et see fassaadi tegelik eluiga tuleb välja 5 korda lühem? Puidu kvaliteet. Puidu kvaliteet? Tehnoloogia, puidu töötlemise tehnoloogia. Sõlmelahendus. Ikkagi nagu kaitstust ilmastikud tingimustest, päike, vihm, vesi, kõik. Jah, päästad ja sõlmelahendused tegelikult täpselt siin. No, ma olen ise ehitusvaldkonnast, et ma tean täpselt, kuidas oma majale panime vineeri, kui sa seda 3-4 aasta tagant ei kaitse uuesti, kuigi eluiga võiks olla 10 aastat. Tavalist lauda ma värvin näiteks 10 aasta tagant, aga vineeri ma pean suurima näiteks 3-4 aasta tagant, et ta niiskus sisse ei läheks. Täpselt nii, see on täiesti õige. Siin on üks näide Kuressaarest, kus see vineer juba muutub ohtlikuks tänaval, sest seda ei ole hooldatud. Siin on ka aken. See on aknaraami eluiga pildistamise hetkel on 12 aastat. Ja siin on näha, et see raam on täiesti sodi, ehk siis seda ei saa enam, seda aken tuleb välja vahetada, aga uut hoonet rajades või renoveerides me ei mõtle ju sellele, et okei, me paneme uued aknad 12 aasta pärast, et see on täiesti okei, et see kindlasti ei ole okei, aga see tähendabki seda, et see hoolduse märksõna on väga-väga tugev. Kui siin on tundub, et rohkem kvaliteedi probleem on. Puitaken 20 aastat korraliku tehnoloogia ei mitte midagi. Ta nõuab ikkagi hooldust ja see, mis see kvaliteet on see, et see on kaetud lasuuritud värviga, ehk siis ta paistab läbi, mitte lausvärviga, mis on ka täpselt toodud välja. Et siin ongi näha, et läbipaistva pinnakatte hooldusvälp on 2-4 aastat, kui vaadata materjali tootjate hooldusjuhiseid, siis raport
ütleb, et tegelikult neid ei hooldata. Ja see on üks huvitav, see on niisugust lause, et hooldus lükatakse niivõrd kaua edasi, et lõpuks on vaja kogu materjal asendada. Ja puidukaitsevahendi kestvus, see on üks hästi huvitav näide, väga levinud Eestis täna. Tootja ütleb oma reklaamides, et see on hooldusvaba ja kui minna siis sinna tootejuhendi sisse, siis ta ütleb, et see on hooldusvaba juhul, kui seda võõbatakse regulaarselt üle iga 3 aasta tagant. Et ma ei süüdista mitte kedagi siin, aga lihtsalt ongi see, et nagu peab ise üha rohkem targem olema, et osata lugeda, et kuidas see nii-öelda siis kogu see asi kokku mängib, et meil ei oleks 12 aasta pärast aknad sellised või fassaad selline 16 aasta pärast. Aga see on ikkagi kvaliteedi küsimus ka, sest et kui võtta mõnel mälestisel ehitusaegsed aknad, puitaknad, mis võivad olla praeguseks 100 aastat vanad, kus on see linaõli värv lihtsalt maha kulunud, ta ei näe ka selline välja. Ma olen nõus, sest tihtipeale nendel hoonetel on räästad, veerinnid. No okei, seda küll jah, aga see on ikkagi materjali kvaliteet ka, sest aastarõng puuistlõige on hoopis teine kui praegu. Ja puude, ja see on juba see algmaterjali ja, aga tihtipeale meil ei ole täna hoonetel sokleid, räästaid ega vihmaveerinne. No, see lasuur on ilus jah, aga mida rohkem pigmenti värvis, seda parem UV-värv. Just. Just, ja tegelikult ta tahab saada ikkagi iga aasta korralikku visuaalset kontrolli, puhastust, kas on kuskil hakkad tekkima, vajadusel nagu üle võõbata. Nüüd me tegelikult jõuamegi praktikumini juurde. Ma olen koondanud kokku, arvutanud välja ja siis justkui segamini ajanud 4 erinevat stsenaariumit. Aluseks on ühe riigi gümnaasiumi puitfassaad. Päriselt ehitatud, päriselt valmis. Eesti meetod tähendab seda, et ma arvutasin süsinikualajälje välja Eesti süsinikualajälje meetodiga. Selle link on ka töölehes olemas. Siis teine stsenaarium on see, et see on ehitusprojekti sõnaline osa. Ehk see ehitusprojekti sõnaline osa, ehk siis see, mis oli öeldud arhitektuurses projektis. Kui palju on nende toodete eluiga, kuidas, mitte konkreetse tootja tootelehel, aga mis oli öeldud arhitektuurses projektis. Tegelik distants ja hooldus on siis see, et kui me nüüd läheme toote ja tootja poole, siis palju tootja ütleb, et tuleb hooldada ja kuskohast need, kui kaugelt need materjalid tulevad. Ja viimane on siis see just tutvustatud puitarhitektuuri raport.